Aastate pingete järel tegi Pakistan lõpuks mõeldamatu teo. See on alustanud täiemahulist sõda Afganistani Talibani vastu, vallandades konflikti, mis tundub viivat meid üha lähemale 3. maailmasõjale. Kui pommid langevad Ukrainas, Venemaal, Iraanis ja USA baasides Lähis-Idas, on veel üks piirkond kaose äärel, kuna kahe hirmutava jõu vahel areneb lahtine sõda. See on seni tõsiseim pingete puhang Pakistani ja Talibani juhitud Afganistani vahel. Piirilähingud on Pakistani kaitseministri Khwaja Mohammad Asifi sõnul nüüd lahtine sõda. Ta ütleb, et Pakistan on valmis Talibani vastu sõdima, sest neil on kannatus otsas. Kuidas me siia sattusime? Miks toimub sõda just nüüd ja mida see tähendab Pakistanile, Afganistanile ning piirkonnale? Me uurime nendele kahele viimasele küsimusele mitmeid vastuseid video jooksul, nii et jää kindlasti meiega. Kõik sai alguse 26. veebruaril, kui Talibani sõjaline tiib alustas rünnakuid Pakistani positsioonidele Durandi liini ääres, mis eraldab Pakistani Afganistanist. Umbes 1600 miili pikkune vaidlusalune piir lookleb läbi mägede ja kõrbete ning on olnud Pakistani ja Talibani vastasseisude keskpunkt ning täitis seda rolli taas. BBC andmetel alustas Taliban pealetungi umbes kell 20 kohaliku aja järgi ning see hõlmas piiriäärseid provintse Kunar, Host, Nangarhar, Nuristan, Paktia ja Paktika, millest mitmes asuvad Pakistani sõjaväebaasid. Taliban väidab, et alustas rünnakuid nendele baasidele vastuseks Pakistani 22. veebruari õhurünnakutele, milles sihtmärgiks olid Pakistani väitel Afganistani territooriumil asuvad mässuliste laagrid. CNN nimetas seda tol ajal tõsiseks proovikiviks naabrite ebakindlale rahule. 26. veebruaril see proovikivi ebaõnnestus. Afganistani Taliban ründas vastu. Talibani piiriülene rünnak tõi Pakistani poolt peaaegu kohese vastuse. Taliban hindas olukorda valesti ja avas põhjendamatult tule mitmes kohas Khyber Pakhtunkhwa loodeprovintsis. Pakistan alustas 27. veebruari varahommikul pommirünnakuid Talibani positsioonidele Afganistanis, rünnates piiriprovintse ja Kabuli sihtmärke. CNN teatel sihtis Pakistan arvatavalt ka Kabuli, kuna see on Talibani juhi Hibatullah Ahanzada sünnikoht. Pole selge, kas rünnakud olid suunatud Ahanzada kõrvaldamisele või olid lihtsalt sümboolsed, kuid Pakistani operatsioon Õiglane raev Talibani vastu viitab pigem esimesele. Kui Pakistan tõepoolest kavatses Talibani juhi tappa, siis pole kinnitust, et see oleks õnnestunud. Taliban ei kinnitaks oma juhi surma ka juhtumise korral. Talibani pressiesindaja Zabihullah Mujahid tegi X-is postituse, mis on nüüd kustutatud pärast Pakistani vastust. Postituses väitis ta, et Taliban vastas Pakistani rünnakutega Helmandi ja Kandahari sõjapositsioonidele. Kui tõene see väide tegelikult on vaieldav, eriti kuna postitus, milles neid rünnakuid väideti, kustutati peagi pärast selle avaldamist. Pakistan väidab, et Talibani droonid on sihtinud 3 asukohta alates võitluse algusest. 2 neist on sõjalised sihtmärgid, Sõjaväeakadeemia Abbottabadis ja suurtükiväekool Nausheras. 1 Talibani droon väidetavalt kukkus Swabis põhikooli lähedal alla. Drone oli mõeldud kooli ründamiseks. See tähendaks, et Taliban sihib tsiviilisikuid. Ja Talibani poolt droonide kasutamine sõjalistel eesmärkidel on samuti pretsedenditu, kuna varem arvati, et organisatsioonil on ligipääs ainult tsiviildroonidele. Praegu on riigid vastastikustes rünnakutes. Hukkunute arv kasvab, kuigi on raske täpselt kindlaks teha, kui ulatuslikud kaotused tegelikult on. CNN teatas, et Talibani sõnul tapsid Pakistani rünnakud 27. veebruari seisuga 19 tsiviilisikut ja vigastasid 26. Enamik ohvreid olid väidetavalt naised ja lapsed, kuid see võib olla Talibani propaganda. Iga pool on esitanud oma andmed selle kohta, kui palju võitlejaid on hukkunud. Talibani sõnul on nende rünnakutes hukkunud 55 Pakistani sõdurit ja nad on vallutanud 19 positsiooni. Need edusammud saavutati väikeste kaotustega. Surma sai 8 ja haavata 11 Talibani võitlejat. Pakistani peaministri pressiesindaja Mosarad Zaidi kirjeldab olukorda teisiti. Ta sõnul on 27. veebruari seisuga tapetud 297 ja vigastada saanud üle 450 Talibani võitleja. Tõde on raske leida, kui pooled esitavad vastandlikke väiteid. Segadust suurendab, et enamik meediakanaleid märgib, et pole suutnud Pakistani või Talibani jagatud andmeid iseseisvalt kontrollida. Mis on seni täiesti selge, on see, et tegemist on olnud verise vastasseisuga.
See sai alguse kas Pakistani rünnakust Talibani baasidele Afganistanis või Talibani rünnakutest Tiril Pakistaniga. Igal juhul on olnud umbes nädal aega kestnud võitlus, mis ei näita mingeid märke peatsest lõppamisest. CNN sõnul on Pakistan ja Afganistan sellises olukorras varem olnud. Oktoobrist saadik on need kaks riiki ja nende juhid pidanud ebakindlat relvarahu pärast järjekordset verist konflikti. Kuid strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus ehk CSIS ütleb, et oktoobrikuu konflikt keskendus peamiselt piirialadele. Veebruari lõpus toimunud eriti Pakistani korraldatud rünnakud ulatusid neist piirkondadest kaugemale. Endine verine piirivaidlus on nüüd avalik sõda, nagu Pakistan seda nimetab. Tuleb küsida, miks? Oleme juba rääkinud ühest põhjusest, mis näib olevat kogu asja vallandanud säde, mis asja käivitas. Afganistani Talibani arvates rikkus Pakistan kahe riigi vahelise relvarahu kokkulepet, kui ta alustas rünnakuid väidetavalt mässuliste baasidele Afganistani territooriumil. Pakistan väidab, et baase hõivasid Pakistanis tegutsenud terroristid. See viib meid sündmuste ajendi põhjusteni, või vähemalt ühe nendest. Pakistan süüdistab Afganistani terroristide varjamises, kes on aastaid riigis kaost tekitanud. Pakistani juhtkonna sõnul toetab Afganistani Talibani valitsus Pakistani vastaseid terroriste, kes korraldavad riigis ulatuslikke enesetapurünnakuid. Taliban väidab, et see on jama ja et Afganistani territooriumi ei kasutata teistele riikidele ohu esitamiseks ning Pakistani sõjavägi korraldab põhjendamatuid rünnakuid Afganistani tsiviilelanike vastu. Mõlemad pooled süüdistavad üksteist ja ei tagane. Pakistani väidetele vastab Taliban omapoolsete vastuväidetega. Üks asi on kindel. Pakistanil on õigus, et nende territooriumil esineb terrorismi, kuigi pole selge, kui palju sellest terrorismist on Talibani toime pandud. Otse võrreldes inimestega, kes tegutsevad üksinda või sektides, mis toetavad Talibani, kuid pole sellega seotud. Viimastel aastatel oleme näinud järjepidevat terroritegevuse kasvu Pakistanis. USA välisministeeriumi andmetel suurenes terrorirünnakute ja nende ohvrite arv Pakistanis võrreldes 2022. aastaga 50% võrra. Nende rünnakute toimepanijad olid erinevad, sealhulgas kohalikud ISISe harud, Belutšistani vabastusarmee ja Tariq-e-Taliban Pakistan ehk TTP. Jäta see viimane rühm meelde, TTP juurde tuleme hiljem. 2025 aastaks paigutas Lõuna-Aasia terrorismiportaal ehk SATP koos konfliktijuhtimise instituudiga Pakistani terrorismiindeksis teisele kohale. Terrorirünnakute tõttu hukkunute arv riigis oli SATP 2025. Aasta indeksi eelnenud aastal tõusnud 1081 nii, mis nende sõnul oli 45% võrra rohkem kui eelmisel aastal. TTP põhjustas umbes pooled 2024 aasta rünnakutest, milles hukkus 558 inimest. Pakistanide jaoks saab neid märkimisväärseid terroritegevuse kasve oma territooriumil kõik seostada Afganistani ja selle Talibani režiimiga. Taliban aitab seda taas, kuid CSIS-i andmetel on Talibani võimu all oleval Afganistanil olnud varasemalt komme pakkuda turvalist pelgupaika selliste rühmituste terroristidele nagu TTP ja Al-Qaeda. Vägivalla järsk kasv. Pakistanis langes kokku Talibani võimule tulekuga Afganistanis 2021 aastal pärast USA vägede lahkumist. Pakistanil võib terrorismi osas olla õigus. Tal on veelgi rohkem põhjuseid Afganistanile sõda kuulutada. Neist üks tundub täiesti hullumeelne. Enne põhjusteni jõudmist tuletan meelde, et vaatate saadet The Military Show. Tuum kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Telli kanal, et olla ees. Enne kui jõuame kõige hullumeelsema põhjuseni, miks Pakistan kuulutas Talibani vastu sõja, vaatame taas Durandi joont. Varem mainisime, et enamik Pakistani ja Talibani võitlusi toimub selle suure piiri ääres, millel on mõju põhjus. Taliban ja varasemad Afganistani valitsused pole aastaid tunnustanud Durandi joont selle tekkepõhjuse tõttu. CSIS-i andmetel rajati see joon 1893 aastal, kui Ühendkuningriik soovis kaitsta Briti-Indiat Venemaa eest. Kui Ühendkuningriik selle joone lõi, ei arvestatud sellega, kuidas see mõjutab pustu kogukondi, kes elavad selle uue loodud piiri ääres ja ümbruses. See on oluline, sest tänapäeva Talibani domineerib pustu liikumine, mis tõenäoliselt ongi põhjus, miks see rühm Durandi joone ümber vaidlustab ja võitleb. Pakistanil on olnud võimalus seda vaidlust leevendada, väidab Kuninglik Ühendatud Teenistuste Instituut ehk RUSI. Seda tegemata jätmist võib pidada diplomaatiliseks veaks, arvestades, et Durandi joone lõi riik, mis pole Pakistanis tegutsenud ligi sajand.
Korduvad keeldumised piirikonflikti lahendamiseks viisid selleni, et Pakistan lõi Talibani, mida Rusi nimetab Frankensteini koletiseks. Teisisõnu, rühmitus, mida Pakistan kunagi toetas, on nüüd paljude nende probleemide eest vastutav, mis on viinud avaliku sõjani, sest Pakistan pole Durandi joone küsimusega piisavalt tegelenud. Kindlasti vaidleb Pakistan sellele vastu. Pakistan väidaks, et piiri, mis on olnud paigas juba üle sajandi, tuleks lihtsalt austada, isegi kui see lõhub kogukonna, mis moodustab Talibani selgroo. Sageli muutuvad piirkondlikud vaidlused palju hullemaks. Sellega jõuame ühe hullumeelsema põhjuseni, miks Pakistan kuulutas välja avatud sõja ja võitles Talibaniga varem – India tõttu. Täpsemalt, nagu CSIS märgib, süüdistab Pakistan Talibani selles, et nad on sisuliselt vaid India käepikendus. See väide põhineb asjaolul, et India andis Afganistanile humanitaarabi ja lõi diplomaatilisi sidemeid ajal, mil riiki valitses Taliban. See unustab, et India on ajalooliselt olnud liidus Talibani vastastega, nagu Põhja-Allianss ja USA. Ometi väidavad mõned Pakistanis, et Afganistan on nüüd India koloonia. Nende hulka kuulub Kavia Asif, Pakistani kaitseminister, kes võttis sõna X-is pärast Talibani rünnakuid, väites, et loodeti Afganistanis rahu, kui Taliban võimule saab ja USA lahkub. Kuid Taliban muutis Afganistani India kolooniaks. Pakistan tegi kõik endast oleneva nii otse kui ka sõbralike riikide kaudu, et olukord püsiks stabiilne. Viidi läbi ulatuslikku diplomaatilist tegevust. Kuid Talibanist sai India käsilane, kuulutas Asif. See on vaieldav, sest India hoidis Afganistaniga diplomaatilisi sidemeid kauem, kui Taliban riiki valitsenud on. Mõned arvavad, et Pakistan kasutab sõda Talibani vastu plusspunktide saamiseks oma piirkondliku ja geopoliitilise rivaali ees. Pärast Pakistani ja Afganistani Talibani avaliku sõja põhjuste käsitlemist liigume edasi järgmise teema juurde, mis on keerulisem. 28. veebruaril teatas Pakistan, et ei pea Talibani režiimiga dialoogi, mis viitab, et praegused kokkupõrked ja rünnakud on suurema sõja algus. Kui see sõda peaks toimuma, siis vähemalt paberil on Pakistan palju tugevam jõud. Seda kinnitavad CNN ja Global Firepower, mis hindab riikide sõjalist võimekust aastaselt 10 tegurite alusel. Global Firepoweri andmetel on Pakistanil peaaegu igas valdkonnas eelis. Pakistanil on oma sõjaväes 660 000 tegevteenistujat, samas kui Afganistani Talibani käsutuses arvatakse olevat erinevate allikate järgi 75 000 kuni 170 000 tegevteenistujat. Pakistanil on 550 000 reservväelast ja 500 000 poolmilitaarset jõudu, samas kui Talibanil ja Afganistanil on vastavalt 0 ja 90 000. Pakistanil on üle 9 miljardi dollari kaitse-eelarve. Afganistan kulutab sõjaväele vaid 145 miljonit aastas. Afganistani Talibanil puudub praktiliselt õhuvägi või maismaajõud, välja arvatud umbes 4000 soomusmasinat, samas kui Pakistanil on üle 59 000 sellise masina, lisaks 2677 tanki ja tuhandeid suurtükke. Kuna Afganistan on maismaariik, puudub tal ka merevägi, seega on võimalik, et Pakistan võiks kasutada oma 120 alusest koosnevat laevastikku Talibani ründamiseks. CNN märgib, et Talibani sõjalised varad on peamiselt mõned nõukogudeaegsed helikopterid ja USA poolt mahajäetu. Pakistanil on ka tuumarelvad. Rahvusvahelise tuumarelvade kaotamise kampaania andmetel on neid 170. Tõsi, on ebatõenäoline, et Pakistan kasutaks selliseid relvi Talibani vastu, kuid fakt, et tal need olemas on, lisaks kõigele muule, mis Pakistani sõjaväel on, viitab sellele, et iga sõda peaks olema Pakistani jaoks lihtne võit. Aga nii see ei lähe. Vähemalt ei tule Pakistani võit kergelt, kui relvarahu välja ei kuulutata. Üks põhjus on TTP, mida palusime varem meeles pidada. See Pakistani rühmitus on üks terroriorganisatsioonidest, mille varjamises Pakistan Talibani süüdistab. See väide on mõistlik. Lõppude lõpuks tähendab teine T TTP-s Talibani. Kuigi Taliban on varem olnud vahendajaks Pakistani ja TTP vahel, ütleb CSIS, et Taliban toetab enamasti TTP-d. Pakistani TTP probleem on, et see rühmitus toetab ainukest Talibani taktikat Pakistani sõjaliste eeliste vastu, sissisõda. USA lahkus Afganistanist mõjuval põhjusel, mistõttu sai Taliban võimule. Taliban on osav kahjustavas sõjapidamises vaenlaste vastu, kasutades piiratud ressursse. TTP puhul on Talibanil rühmitus, mis on neile ustav. CSIS-i ja ÜRO andmetel on neil 30 000 kuni 35 000 liiget.
See pole piisav arv täiemahuliseks sõjaks Pakistaniga, kuid piisab geriljasõjaks riigi sees, kus terror võib eskaleeruda. Enesetapurünnakud, varitsused ja kaose tekitamine Pakistani sõjaväebaasides võivad olla TTP korraldatud Afganistani Talibani nimel, nõrgestades Pakistani seestpoolt sõja jätkudes. BBC lisab, et iga sõda, mis puhkeb Pakistani ja Afganistani Talibani vahel, on kaugel tavapärasest. Kuigi Pakistan ründab Afganistani valitsuse rajatisi, märgib BBC, et Talibani valitsuses on palju sissisõja kogemusega inimesi, mis võib sõjas kasuks tulla. Taliban ei püüaks võita, hävitades Pakistani armeed. See kordab USA vastu tehtud. Ka Pakistani Afganistani okupeerimisel konflikt ei lõpe. Taliban jaguneks sadadeks vastupanukolleteks üle riigi ja TTP toel ka Pakistanis. Iga võit, mille Pakistan saavutab, tuleks tohutu ja pideva hinnaga, mida nad maksaksid aastaid. Pakistanil on põhjust muretseda majanduse pärast, rõhutab Euraasia grupi analüütik Pramit Pal Choudhury, sest riigi majandus on kokku varisenud ja sõda Talibani vastu pole võimalik lubada. Võitlus sarnase tavaväega oleks Pakistanile võimalik tänu sõjaväe suurusele, kuid relvarühmituste koalitsiooni vastu oleks võitlus kulukas ja pikaajaline ning tõenäoliselt Pakistanile jätkusuutmatu. Kumbki pool ei suuda teist täielikult alistada. See olukord on Talibanile kasulikum kui Pakistanile. Seetõttu kutsuvad Lõuna-Aasia juhid juba üles vaenutegevust lõpetama. Iraan pakkus vaenutegevuse puhkedes kahe poole vahel vahendust. Hetkel pole selge, kui kättesaadav see võimalus on, sest USA ja Iisrael on alustanud kampaaniat Iraani režiimi vastu, mille tõttu kõrgem juht Ali Khamenei on surnud. ÜRO, Hiina ja Ühendkuningriik on kutsunud üles pingete leevendamisele, nagu ka Talibani pressiesindaja Mujahid, kes kutsus 27. veebruaril üles dialoogile. Kuid Pakistan on seni dialoogist keeldunud. See hoiab Kagu-Aasia olukorra pingelisena. Kui Pakistani kannatus on tõesti katkenud, võib praegune olukord olla vaid vaikus enne suurt tormi, mis võib Lõuna-Aasia sõtta paisata. Kui see juhtub, võib kolmas maailmasõda olla lähedal, sest paljudel riikidel on seal huvid. India ja Pakistani konflikt, mida võib põhjustada Pakistani väide, et Afganistani Taliban on India käepikendus, on üks 5 võimalikust kolmanda maailmasõja puhkemise kohast aastal 2026. Kõigist 5 tulipunktist saad teada meie videost. Kui see video oli sulle kasulik, siis kindlasti telli The Military Show kanal, et saada rohkem analüüse viimaste arengute kohta ülemaailmses sõjanduses. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!